hästi lühidalt tahan nagu 2 kommentaari just nimelt selle sõnavabadusega seoses öelda, mida me ka peame paratamatult, kui me nendel teemadel arutelu silmas pidama. Tähendab, esimene asi minu arvates, mis on oluline, on see, et kui me mõtleme selle peale sõnavabadus selles meie tänapäevases tähenduses kui inimõiguse, kus ta nii-öelda on tulnud, kus ta on meie siia praeguse ühiskonda õiguskorda jõudnud, eks ju, siis me peame aru saama, et olukorrad, ütleme siis eelmise sajandi 50. aastatel, kui see õigus siis nii-öelda kodifitseeriti rahvusvahelises õiguses ja täna on mõnes mõttes kardinaalselt erinevad. Täna sõna selline väärtus on räigelt devalveerunud sellepärast, et erinevad nüüd aastakümneid tagasi ajast siis sõna, mis jõuab kuhugi avalikkusesse, seda on niivõrd massiivselt, et see iga üksik sõna seal kogu selles informatsioonimassis omab võrreldamatult väiksemat kaalu, kui üks sõna mis oli jõudnud avalikkuseni kusagil seal, ütleme, 50. 60. Ühesõnaga see sõna ise ja tema mõju üldse ühiskonnale läbi väljenduse on kardinaalselt teistsuguseks muutunud tänapäeval. Ja siit tuleb nagu 2 sellist fenomeni. Ühtepidi me võime rääkida sellest, näiteks kui me räägime igasugustest blogidest, interneti kommentaaridest ja muudest taolistest meediumidest, me võime öelda seda, et ta on ühiskonnas täiesti irrelevantne või vähemalt marginaalne. Et lihtsalt selle argumendiga, et see on selles üldises infomüras, keegi sellele suurt tähelepanu ei pööra ja selles tähenduses sellega üldse tegeleda mõtet ei ole. See on üks täiesti võimalik ja iseenesest nagu prima faciega põhjendatud argumentatsioon. Aga teine asi, mida me peame siin paratamatult arvestama, et ühiskonnas need protsessid, kuidas mingile informatsioonile reageeritakse, on võrdlemisi raskesti prognoositavad ja mitte lineaarsed ja on võimalik, et tõesti ühes täiesti marginaalses kanalis avaldatud mingisugune üks sõna või praktikas mingisuguste asjaolude kokkusattumise tulemusena tuua tõesti täiesti reaalseid, väga tõsiseid tagajärgi, eks ju. Et see on üks asi, mis me selle sõnavabaduse üle arutamisel peame nagu silmas pidama, et ühtepidi me oleme nagu muutunud, oleme täna sellises olukorras, kus see sõna otseses mõttes me upume nendesse sõnadesse ja seetõttu me nendele üksikutele sõnadele võib-olla ei peagi enam nii palju tähelepanu pöörda, sest see kõik on, ei oma kõik reaalselt mõju. Aga teistpidi see ei tarvitse iseenesest niimoodi olla. Nii, see oli üks asi, mis ma tahtsin öelda. Ja teine asi selle sõnavabadusega, ja kui ma nüüd ka Laurise seda viimast märkust nagu mulle tuli just meelde, et tõepoolest me peame mõtlema nende inimeste peale, kes nii-öelda tahavad kasutada oma seda tõenäoliselt tõepoolest ainukest absoluutset inimõigust, südametunnistusvabadust, sellepärast et tõepoolest see on kõik teised inimõigused, isegi õigus elule on ikkagi väga oluliselt piiratud tegelikult, aga südametunnistuse vabadus on tõepoolest praktiliselt absoluutne nii. Ja nüüd need inimesed, kes üritavad oma seda õigust siis nii-öelda siis natukene nagu edasi viia, midagi siis kas sõna või väljendusvabadust tuginedes väljendada, me peame nendele mõtlema ja siis mul tuli just see assotsiatsioon, et ma mõtlesin, kui Lauri seda rääkis just konkreetselt ühe inimese peale, ühe linna peale, mis on üks minu lemmiklinnu, see on Amsterdam ja kus just praegu toimub tegelikult üks väga suurt tähtsust omav sündmus selles kontekstis. Me räägime ühe Hollandi poliitiku praegu käimas olevast kohtuprotsessist, eks ole, kus just nimelt on tegemist olukorraga, kus mina isiklikult ei ole selle poliitilise suuna eriline fänn, aga ma lihtsalt põhimõtteliselt ütlen, et seal on tegemist olukorraga, kus inimene on antud kriminaalkorras kohtu alla, erinevate väidete pärast, mida ta on esitanud erinevates kanalites seoses just nimelt immigratsiooni ja islami usulastega, nii. Ja mis on seal just oluline, et selles Hollandi kaasuses ei ole see poliitik kunagi kutsunud kedagi üles mingisugusel vägivallal. Sellist asja ei ole. Nii. Aga mis on seal siis nii-öelda selle kohtumenetluse alus on see, et selle poliitiku avaldused olid sellised, mis viisid mingisuguse X arvu Hollandis elavate moslemiusuliste pöördumisteni sealsesse prokuratuuri, et nad tunnevad ennast sellistest avaldustest tulenevalt niivõrd halvasti, ohustatuna ja muidu ebamugavalt, et see on alus kriminaalmenetluse alustamiseks. Ja seda alustatigi. Nii.
ja see asi on kohtus, seal tuleb otsus minu arust 4. november. Mis ma siin nagu selles osas öelda tahan, et see on klassikaline kaasus, kus põrkuvad ühelt poolt seesama nii-öelda vaenu õhutamise keeld ja teiselt poolt siis selle Hollandi poliitiku nii-öelda kaitseargument, et mis riik see selline on, kus ta ei saa vabalt väljendada seda, mida ta tõesti usub isiklikult. Ta on puhtas südames seda rääkinud kõike seda ja ta on valmis seda alati alla kirjutama kohtus kordama edasi. Nii. Ja sinna juurde temal on veel see argument, et tema vaateid, eks ju, toetavad Hollandis rohkem kui 1 miljon inimest, kes teda valisid põhimõtteliselt on ju. Nii. Ja võt, see on nüüd siukene nagu konfliktne olukord, mida siis õnneks mina ei pea lahendama, see on nüüd Hollandi kohus, kes selle otsuse seal teeb. Aga siin me näeme nagu seda probleemi, et ilmselt ei ole väga ühest lahendust, sellist kirvereeglid, kuidas selliseid olukordi nagu peaks hindama. Et ühtepidi tõesti see südametunnistuse vabadus ja sellest tulenevalt sellega väga otseselt seotud väljendus ja sõnavabadus nagu miks me peaksime seda siis nüüd piirama sellises olu, kui inimene tõesti usub, mis ta räägib, las ta räägib, eks. Aga kui nüüd sellises olukorras ikkagi sellega korrespondeerub see, et mingisugune grupp inimesi selles samas ühiskonnas kuidagi ennast tunneb nüüd sellepärast ohustatuna, eks ju, ja tõesti nagu, seal on, et nad on mõelnud riigist lahkumisel, nii edasi ühesõnaga, siis me saame aru, et siin ilmselt võib ikkagi olla mingi vajadus ka selles osas sellele siis sõnavabaduse piiramisel, eks. Nii et ühesõnaga, see ei ole kaugelt mitte ainult Eesti probleem, see probleem on ülemaailmne ja väga aktuaalne praktiliselt kõigis riikides. Siin on kindlasti üks probleem selles, et ka see Milli originaalne näide rõhutas, et peab olema mingi ratsionaalne ootus. Kui keegi selles ruumis hõikaks tuli lahti, siis selle tulemusena ratsionaalselt on mõistetav, et enamik inimesi hakkab tunglema ukse poole ja tõenäoliselt keegi saab viga. Samamoodi võib mõelda, et on õigustatud ootus, kui inimene istub kohvikus ja ütleb, ma vihkan kõiki venelasi, nad tuleks kõik ära tappa. Siis see on ühe kaaluga lause. Aga kui seda ütleb riigi suurima partei esimees, siis see on teise kaaluga lause. Et ka ilmselt siin on need küsimused, et inimene peaks suutma ratsionaalselt hinnata, millised on tema lause tulemid ja teised hindavad ka tema lauseid läbi selle, millised vahendid tal on oma südametunnistusest lähtuvate printsiipide näiteks üldkehtivaks tegemiseks, kehtestamiseks, teiste ohustamiseks, sest kui me küsime tegelikult isikuvabaduse normide üle, me küsime nende piirangute üle, kus me kahjustame teisi. Ja enamik meie arutelu ka siin täna on natuke keeranud selle ümber, et keda ja mis meetodiga me tegelikult täpsemalt kahjustame. Kui ma usun, et keegi tuleks orjastada, see ka ei kahjusta mitte kedagi ja see on ka see klassikaline argument, miks Mill arvas, et ükskõik milline see ei oleks, ükskõik kui ebameeldiv, kui ohtlik. Me peame laskma sellele arutada juba sellepärast, et vastasel korral võib-olla inimene ei jõuagi sellele ratsionaalsele mõttele, et milliseid probleeme võib tulla selle asja üldkehtestatav norm ja nii edasi ja nii edasi. Ma tean küll, et Roy tahtis paar lauset öelda, kui sa teed väga lühidalt, sest ma hea meelega annaksin siis võimaluse kõigil küsimusi küsida. Et siin kahest asjast tahtsin veel põgusalt rääkida. Et kuulsin, et oli ideid, et vihkamine isiklikul tasandil teise isiku vastu selline õigus peab inimesel olema samamoodi, et vihata mingisugust gruppi ühiskonnas selline õigus peaks olema. No ma ei tahagi üldse seda õigust kuidagi kahtluse alla seada, lihtsalt, et tihtipeale need õigused iseenesest on tühjad normid.
et millest siis ikkagi koosneb ühiskond, mis asi on ühiskond? Ühiskond koosneb ju meist, minust, sinust, sinust ja täpselt nii palju, kui palju on vihkamist meis, on seda vihkamist ka ühiskonnas. Ja loomulikult me soovime ju kõik, et ühiskonnas vihkamist oleks vähem. Sellepärast me peaksimegi hoiduma vihkamisest enda sees ja üritama seda vihkamist vähendada, ükskõik kui halb oli kaitsepolitseinik või kui nurjatud on advokaadid. Me peaksime püüdma seda vihkamist vähendada, seda paremaks muutub ühiskond. Mis on sõnavabadus ühiskonnas, mis on täis vihkamist? Ma arvan, et see on samasugune relv, kui siin ennem oli juttu tapmisest. See on umbes nagu anda šimpansile Kalašnikovi automaat. Ta laseb maha kõik, kes on tema ümber ja lõpuks ka iseenda, kuna ta ei oska selle relvaga õieti ümber käia. Et ükski asi pole iseenesest hea ega halb, aga kui me paneme kokku ikkagi tänapäevase inimühiskonna ja lisame sinna suurema annuse vihkamist, mis tuleb kusagilt justkui ebamäärasest kohast, tegelikult väga konkreetsetest allikatest meist endist, siis see on küll selline koht, kus tõesti elada ei tahaks ja tahaks kuhugi mujal ära minna. Mis puudutab nüüd karistusseadustiku paragrahvi 151 ja nagu oli kuulda, see ei toimi, sain ma õieti aru? Et ma ei saa aru täpselt, kui meil on olemas sõnavabadus, meil on olemas tegutsemisvabadus, meil on olemas südametunnistusvabadus, vähemalt seaduse järgi. Miks me neid siis ei kasuta? Miks selline paragrahv üleüldse eksisteerib? See on ju absurd. Eesti Vabariigis viimaste uuringute järgi varimajanduse osakaal on umbes 30%. See on väga-väga suur näitaja. Aga ma kardan, et topeltmoraali osakaal on veel kordades suurem. See võib olla isegi võib-olla 90%. No suhteliselt lambist praegu ütlesin selle numbri, aga tõepoolest vaatame peeglisse, miks meil on olemas sellised paragrahvid seadusandluses, mis ei toimi, me kõik aktsepteerime seda, et ei toimi. Seaduse andja aktsepteerib, seaduse silm aktsepteerib, kodanikuna meie näeme ja aktsepteerime, et see ei toimi. See on ju täielik jama. See on ju täielik jama. Kallid inimesed, see näitab seda, et süsteem on kasvanud üle pea. Loomulikult maailmas on liiga palju infot, on olemas internet, kõiki sõnu ei jaksa mitte keegi kontrollida. Kaitsepolitsei ei saa iga Lauris Kaplinski väikeste tähtedega praegu kui näide, ei saa iga inimese tegevust seirata, ei saa neid pidevalt kohtu ette tirida, enne läheb Jumala päike looja. See süsteem on meil täielikult üle pea kasvanud ja me peaksime pihta hakkama hoopis kusagilt mujalt, mitte maja ehitama korstnast ja katusest, vaid uue vundamendi võib-olla laduma. Me peaksime alustama sellest, et vihkamist vähendada endas ja nõnda kogu ühiskonnas.